täna sõitsime autoga, mis on omamoodi kunstiteos. Kunst väljendub nendes detailides, viimistluses ja kogu selles tervikus sellisena, nagu ta on. Iga sentimeeter siit autost, olgu see siis rooli õmblused, olgu see ukse polstrid, iga sentimeeter siit on polsterdatud käsitsi ja lõpptulemus on ilus. See on auto, mille puhul numbrid räägivad iseenda eest ja väga ei olegi vaja juurde kommenteerida. 6-liitrine mootor, 12 silindrit, 626 hobujõudu, 900 newtonmeetrit pöördemomenti, kiirendus 0-100 3,8 sekundit ja selle viimase numbri teeb eriti märkimisväärseks asjaolu, et auto tühimass on üle 2400 kilo. See on Bentley Flying Spur. Uue põlvkonna auto, värskenenud ja nüüd näeb ta senisest, ütleme siis nii, et rohkem kontsernilik välja. See tähendab seda, et Volkswageni Audi grupi detailid on jõudnud ka siia autosse. Seni on nad tuttavad Porsche Panamera pealt ja Audi tippmudelitelt. Ja see kokku ei ole üldse halb, sest tulemuseks on äärmiselt hästi viimistletud, vaikne, mugav auto ja see on otsast otsani kaasaegset tehnikat täis. Varustuse nimekirja pole isegi mõtet üritada ette lugeda, piisab sellest, et öelda, siin on olemas kõik. Kõik eripaketid, kõik varustus, absoluutselt kõik. Nimeta ja see on siin autos olemas. Ja nii ongi. Kõige kohta sobib öelda piisavalt. Piisav võimsus. Tegelikult see võimsus ei ole piisav, see on täiesti jabur võimsus. Ma ei suuda seda kirjeldada, kuidas mingi auto, mis on nii suur ja nii raske, liigub nii kiiresti ja kergejalgselt. Sellega on täiesti võimatu sõita lubatud kiirustel, sest et ainuüksi mõte gaasipedaali vajutamisest ja juba on kiirust tulnud juurde, kes teab kui palju. 5,3 meetrit pikk ja laiust on napilt alla 2 meetri. Et seda perspektiivi panna, on kõige lihtsam ette kujutada ühte suurt Volkswagen Crafter kaubikut. See Bentley on vaid mõned sentimeetrid kitsam suurest kaubikust. Alguses tundub see hirmutav, aga lõpuks harjub selle gabariidiga nii ära, et tegemist on autoga, mida ma lihtsalt ei tahagi tagasi viia pärast proovi sõita. Bentley Flying Spuri kõige otsesem konkurent on Rolls-Royce Phantom. Kui ma mõned ajad tagasi sellise Rolls-Royce'iga sõitsin, ma jõudsin järeldusele, et see on kõige lähedasem asi lendavale vaibale, sealhulgas ka juhitavuse poole pealt, autotunnetuse poole pealt, sest et sa oledki nagu lendava vaiba peal, keerad rooli nagu arvuti mängus, istud pehme sohva sees, kõik on mugav, kõik on pehme. Bentley on seda sama. Aga ühe väikese erinevusega. Bentley's sa mitte ei istu nagu sohvas, mis on pehme ja millesse saab ära uppuda, vaid siin istud sa justkui omale kõige armsama inimese süles, kaisus. Nii hästi on see keha järgi ehitatud. Ja teine asi, siin on 2 siduriga automaatkast, 8-käiguline. Ja 2 sidurit tähendavad seda, et see on just nii palju konkreetsem, ehk siis see ei ole selline udune ja pehme. Ei tasu valesti mõista, pehme on see kindlasti, käiguvahetus on sujuvad ja kiired ja neid peaaegu ei märkagi. Aga nii põhimõtteline erinevus. Ja teine erinevus on ka juhtimises. Kui Rolls-Royce on rohkem nendele, kes istuvad tagaistmel ja tahavad seal olla nagu lendava vaiba sees, siis Bentley on ka sõitjaauto. Juhitavus, nagu Volkswagen grupi autodelt võiks oodata. Kvaliteet, täiesti esmaklassiline. Nii et jah, auto, mida ei taha esindusse tagasi viia.